Tere Sven, rõõm kohtuda. Tere Ingrid. Hoopis teises keskkonnas ja rollis kui tavaliselt, et täna oleme siin Välisministeeriumi mälusarja salvestusel. Aga enne seda, kui hakkame rääkima sellest, kuidas sinust sai diplomaat, küsiksin ühe kiire küsimuse. Oled sa saanud veidi hinge tõmmata? Sest aasta algusega sai läbi ju 2-aastane maraton meie julgeolekunõukogu valitud liikmesus ning me teame ju hästi, et koos selle ettevalmistusajaga oli maraton tegelikult pikem kui 2 aastat. Maraton oli ikkagi päris hull ja oli lootus tõesti natukene puhata saada ja ütleme nii, et natukene võib-olla sai. Kui ma vaatan oma eelkäijaid, näiteks Saksa ja Hollandi saadik ja nii edasi, kes julgeolekunõukogust välja tulid, siis üldiselt nad päris mitmeks kuuks kadusid ära. Ja päris aus olla, mul oli sama plaan. Aga tuli välja, et Putinil oli teine plaan. Nojah, elu alati dikteerib selle, mida meie teeme. Aga nüüd läheme tagasi algusesse. Sina, Sven, oled sündinud Tartus. Sa oled lõpetanud Tallinna 44. keskkooli inglise keele klassi ja siis Tallinna Polütehnilise instituudi infotöötluse erialal. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis emeriitprofessor Leo Võhandu avaldas kunagi ühe artikli, päris mitukümmend aastat tagasi vist, ja ta rääkis selles artiklis sellest, kuidas infotöötluse eriala üldse loodi ja kuidas seda arendati. Ja ta kirjeldas ka ühte toredat lugu 3. kursuse üliõpilase Sven Jürgensoniga, kes nimelt oli lahendanud ühe ankeeditöötluse ülesande liiga kiiresti. See vastus tuli saata Moskvasse ja Moskvas tabas hämming, sest ei olnud ette nähtud, et asi nii kiiresti lahendatakse. Sina, Sven, oled alati silma paistnud kiire mõtlemisega. Kas sellest informatsioonitöötluse erialast on sulle kasu olnud ka selles ametis, mida sa praegu teed, diplomaadil? Ma usun küll, et on. Ja peamiselt, kuidas ma ütlen, mis on diplomaatias ja infotöötluses tegelikult ja programmeerimises sarnane on see, et tuleb liikuda punktist A punkti B. Tuleb nagu endale eesmärk seada ja leida erinevad teed, kuidas sinna pääseda. Ja tihti peale selle asemel, et võtta otsetee punkti B, tuleb hoopis tegelikult C poole liikuda. Ja üleüldse, probleemide lahendamine ja mis eriti nagu ratsionaalsus. Et ma arvan, et diplomaatias on ülioluline emotsioonid kõrvale jätta ja inseneri moodi ratsionaalne olla. Et siis saab nagu parima tulemuse. No selge, lähemegi siis nüüd sellest punktist A punkti B ja jõuame ülikooli lõpuaega. Oma diplomieelse praktika tegid sa Dresdenis. Oli see sinu esimene kord üldse pääseda raudse eesriide tagant välismaale, nõnda öelda isegi läände, kuigi tegu oli tollase Ida-Saksamaaga, mis ei olnud sugugi mitte vaba ühiskond. Räägi, mida see aeg sulle andis ja kuidas see Dresdeni aeg sind mõjutas? See raudse eesriidega tegelikult oli ju meie pool, aga olgem ausad, raudse eesriide taga oli veel palju väiksemaid eesriideid, nii et tõesti sellest väiksemast eesriidest pääsis ma läbi. Mida ta andis nagu maailmapilti, saksa keele andis näiteks, see on nagu tohutu eelis olnud tõenäoliselt. Aga minu jaoks oli põnev, oli see tõesti, nagu sa ütlesid, et oli ikkagi sama pool eesriiet ja selles mõttes huvitav riik, et majanduslikult oli ta küll nagu uhkem, kui kus meie olime. Aga mina näiteks ausalt öeldes nägin seal tol ajal, mis ma olin siis 24 aastat vana, nägin esimest korda kommuniste. Mina ei olnud näinud selleks ajaks ühtegi kommunisti, sest Eestis partei liikmeks olemine õieti ei tähendanud midagi. Et kommunistideks Eestis võib pidada inimesi, kes partei sees karjääri tegid ja nii edasi. Aga seal oli ikka päris huvitav, et esimesel õhtul jõudsin kohale ja nagu meil kombeks väikene klaasi taga istumine, kohalike tudengitega tutvumine. Ja meil oli ju kombeks tol ajal kommuniste kiruda napsutamise kõrval, mida muud seal teha ja plõmm muudeti teema ära. Ja siis olin mingi nädal-2 seal olnud, kui oli jälle samasugune oleng, istumine sõpradega koos. Ja ühel hetkel ma viskas nagu üle ja ütlesin, ma lähen õue korra, seal park oli kõrval, et lähen korra puu alla pissile. Ja siis üks sõber ütles, ma tulen ka. Ja siis, kui me kahekesi seal olime pimeduses, siis sosistas mulle kõrva, kuidas tegelikult ma mõtlen nagu sina.
et see hirm ja eriti Dresden, noh, mis oli ju oru sees, nii et see oli üks koht ka Saksamaal, kus lääne televisiooni ei nähtud ja nii edasi. Ütleme, erialaselt ei andnud palju, sest meie tegelikult, noh, programmeerimises kõigis me olime tegelikult nendest kõvasti ees, aga tõesti maailma avanemine tol hetkel toimus ikkagi meie jaoks päris kõvasti. Ja kui võtta tõesti, et ma pidin neile selgitama, kuidas lõhenenud riik ei ole normaalne ja siis tegelikult 3 aasta pärast ju kukkus see kõik see klaasmaja neil kokku, et huvitav aeg oli. Jah. Just, tegelikult mõnes mõttes tuli vabadus kohati meile isegi kiiremini kui Ida-Saksamaale või Tšehhoslovakkiassegi, kus Havel istus vangis veel, kui meil oli laulev revolutsioon käimas. Eks ajad olid pöördelised ja sina, Sven, olid vägagi tegus. Tean, et sa olid rahvarinde volinik, sa kandideerisid Eesti Kongressi ja sa olid isegi ühe erakonna asutaja liige. Aga ometi sa loobusid sellest teest. Räägi, miks? No, esiteks jah, see aktiivsus, see on mul tegelikult nagu juba noorest põlvest nagu sees olnud, et isegi isal on mul vist alles päevik, minu esimese klassi esimene päevik, kus ma sain 1. septembril, 1. koolipäeval märkuse. Ja märkus, miks see kõik kihvt on see, et see oli niivõrd luuleline, et see on väärt alles hoida, sest märkus kõlas roomab põrandal möirates karun. Ja kuskil 6. klassis oli, see oli jah 6. klassis, ma mäletan, et oli Oktoobri rajooni mingisugune lastevanemate partei koosolek ja klassijuhatajatel kõigil oli käsk leida keegi lapsevanem ja siis mul tuli klassijuhataja, tuli minu juurde, ta oli hädas, keegi tuleb leida ja siis pahvatas mulle välja, et sinu ema peaks sinna minema, kuna sa oled ju puha vastaline. Et noh, 6. klassi laps oli juba vastaline, mul oli hirm koju minna emale öelda, et nüüd on selline jama kokku keeratud, aga nagu ema seda kuulis, ütles, et väga mõnus, sealt saab järsku apelsine. aga jah, siis, aga noh, kohe, kui see avanemised ja kõik tulid, ega tegelikult ju Malev oli samamoodi, kus ma käisin, kus oli ikkagi tõeliselt nagu vaba mõtlemine ja vaba meelsus ja nii edasi ja see kujunes nagu iseenesest, et noh, haarasin nagu kõigest, mis nagu saab, et tuli ja noh, selles mõttes isegi natuke kummaline mõelda, et nüüd tänapäeval neid tegijad vaatavad tagasi ja leiavad, et kes oli tähtsam inimene ja kas Rahvarinne või Eesti Kongress ja noh, ütleme, tegelikult minu hinnangul nagu rahvale ikkagi vahet ei olnud, kõik prooviti teha kõike, mis võimalik ja nii palju kui saab. Aga noh, miks ma loobusin, ega ma selles mõttes ka ju ei loobunud, et tekkis, noh, elu koosneb ju juhustest, noh, paljud inimesed ütlevad, juhuseid pole olemas, noh, teades statistikat ja kuidas juhused toimivad, juhused on muidugi tegelikult elu koosnebki juhustest ja see, kui ma nagu diplomaatiasse sattusin, siis põhimõtteliselt see lihtsalt jäi kõrvale. Küll aga ma hiljem kunagi avastasin, ma olin veel Washingtonis vist, et ma olin, kui tekkis mingi arusaamine, et on surnud nimekirjad igasugustel parteidel ja hakati neid puhastama, et siis selgus, et ma olin Isamaa liige, aga ma kuidagi kandusin kogu aeg automaatselt kaasa, sest jah, ma olin koos sõprade Jüri Luige ja Indrek Anniku ja Mart Nutiga ja Ott Sandrakuga ja olime vabariiklaste koonderakonna asutajaliikmedega, siis liituti ja siis lahkuti ja kuidagi lahkumine toimus allkirjade alusel, aga liitumine automaatselt ja nii edasi ja siis ma kuidagi moodi kandusin edasi, aga jah, ma olin poliitikast kui sellisest huvitatud siis, kui oli nii-öelda vabadusvõitlus, et ütleme, hiljem juba elu muutus. No selge. Ja pärast seda, kui sa Polütehnilise instituudi lõpetasid, sa jäid sinna tööle noorem teadurina. Aga sa loobusid ühel hetkel ka teadustööst ja maabusid siis mõned aastad hiljem hoopistükkis Eesti Instituudis infotöötluse vanemspetsialistina, kui ma nüüd ei eksi. Ja Eesti Instituudi ülesanne oli Lennart Meri poolt antud ülesande püstituse järgi siis püsivate kultuuri- ja haridusalaste välissuhete arendamine ning Eesti tutvustamine välismaal. Kas me võime öelda, Sven, et sellest saigi alguse siis sinu diplomaaditee? Jah, kindlasti võib öelda ja noh, tipist ma tulin ära, kuna kuidagi kuivaks muutus see asi, et esiteks mulle ei meeldinud loenguid anda, et see ei olnud nagu kuidagi minu iseloomule sobiv. Ja see teadus, mida ma seal tegin, noh,
see oli ka Leo Võhandu poolt leitud mingi tee, mis tegelikult tagantjärjel vaates oli täielik tupiktee muidugi. Ma tegin nagu translaatoreid või translaatorit kirjelduskeeles programmi automaatseks koostamiseks. Ja noh, arvutid on minu arvates nagu toredad asjad, kui neid, nii nagu praegu taskus inimestel telefonina ja nii edasi, kui neid kasutada millegi muu jaoks, aga eriti ka mõelda, et tolleaegne infotöötlemise nagu kogu ümbruskond oli ju teistsugune, et kui ma alustasin 81. aastal või 80. ülikooli minnes, siis ju tegelikult ei olnud personaalarvuteid, perfokaarte trükiti, nii et me kirjutasime programme paberilehtedele ja siis anti need formularid olid ja siis operaatorite kätte, kes nendest perfokaardid tegid ja nii edasi. Ja siis sõber Jüri Luik oli jah Eesti Instituudis ja kutsus mind sinna. Ja noh, Eesti Instituut oli jah, ta oli ju loodud nii-öelda kas Goethe instituudi või Alliance Française või British Councili eeskujul, aga noh, tol ajal tegelikult ei olnud ta niivõrd kultuurimaailma viia, kuivõrd Eesti maailma viia. Ja noh, suhtlemine välisriikidega, anda informatsiooni, mis Eestis toimub ja nii edasi. Ja noh, kui Lennartist sai välisminister, siis ta hakkas ju Eesti Instituuti nii-öelda nagu sala või cover up mingi selle Eesti Instituudi kaudu hakkas ta siis nagu esimesi välisesindusi looma ja kõike, kui nagu Välisministeerium veel ametlikult ei saanud teha. Ja noh, ka see infotöötluse vanem spetsialist, see oli lihtsalt tööle võtmise asi, kuidas sinna raamatusse kirjutada. No selge, ja oma esimest välislähetust alustasidki siis 91. aastal ja Helsingis ja see oli siis Eesti kultuuripunkt, millest mõne aja pärast sai siis Eesti saatkond. Te olite paaris toas, teil oli paar paberilehte, mõni pastapliiats. Kas midagi suurt muud peale tahte ja missioonitunde üldse oligi? Ja mis sulle praegu meenub, kui sa nendele aastatele nagu tagasi vaatad ja kuidas oli töötada Eesti diplomaadina siis tol ajal Helsingis? Ja Helsingisse kutsus mind Kulle Raig, kes oli kultuuripunkti juht ja jälle Jüri Luigega koos me käisime Kopenhaagenis mingisugusel kummalisel kommunistide üritusel, aga see tekitas jälle võimaluse pääseda välismaale, mida tol ajal ju keeruline saada oli. Ja tagasi teel Helsingist olime siis Kulle Raigiga seal kultuuri, kes oli just sinna jõudnud. Olime, Kunkus tegime suitsu kahekesi ja siis ta ütles, et kuule, tule siia. Olemata mind varem üldse näinud või midagi. Ja nii ma sinna läksin aprilli alguses 91. Arvates, et see kõik kestab ju pikka aega, et ega tol hetkel oli juba teada, et see Eesti vabadus tuleb, aga millal ja kui palju ja kui palju selle jaoks veel tööd tuleb teha, ei teadnud ja mul oli veel plaan minna iiri keelt Helsingi ülikooli õppima ühe professori juurde seal, aga siis tuli järsku putš ja tõesti, putši ajal see oli ka omaette etapp elust need 3 päeva. Ja kuna Lennart Meri oli kogemata seal sel ajal ja siis sellest kujunes nii-öelda nagu informatsiooni ja vastupanu punkt välismaal pressikonverentside ja telefonidega ja organiseerisime ajakirjanike Eestisse ja nii edasi. Ja siis ühtäkki tuli hakata saatkonda ehitama ja noh, need esimesed ajad olid ikkagi nii uskumatult pingelised ja tööd. Mul oli isegi vahel kuna 22 saatkond oli, kes kattis Eestit Helsingist ja nemad tahtsid minuga kogu aeg rääkida ja kutsuti meid muudkui lõunale ja palju neid oli selliseid, kui see on ära öelda ja mul oli päris mitu korda, kui oli 2 lõunat ühel päeval. Ja see oli küll päris paras piin, kui päris söömata on ka häbi olla. Ja siis ma mäletan veel ka, et ma pidin korra kui ma alustasin seal, elasin ühe endise ajakirjaniku Linda Tädi köögi taga 8 ruutmeetrises toas. Ja kui hakati saatkonda tegema, juba natuke hakkas viisarahasid tekkima ja millest ju pärast ehitati tegelikult nendest rahadest kogu Eesti esimesed välisesindused üles, mida me kutsusime viisavabrikuks ja siis sain oma korteri, aga mul ei olnud aega, nagu mitu nädalat järjest ei olnud mul aega elektrikeskusest läbi minna, et saaks voolu sinna ühendatud. Ja siis korra ma pidin selle korteri põlema panema, kuna mul oli suur küünal. Oli põrandal, mis valgust andis ja siis üks õhtu lähen koju, vaatan, ta oli sinna linoleumi niisuguse musta pleki põletanud, sest ma unustasin ta ära kustutada.
et väga-väga tihe aeg oli, aga väga nagu tänuväärne ikkagi, et nagu see oli selline aeg, kui nagu ikka 7 penikoorma saabastega nagu see areng kõik toimus, et ühtäkki nagu iga väike samm jälle, mis tänapäeval toimub ju nagu väikeste sammudega, siis toimus ikka tohutute hüpetega, nii et see entusiasm ja õhin ja see õnnetunne tegelikult kaalus kogu selle ja see andis selle adrenaliini, mis sellist pinget nagu aitas pidada. Just täpselt, et oli küll raske. Ma loodan, et sul ei olnud korteriomanikuga pärast suuri probleeme selle augu pärast linoleumis, aga kindlasti ei vahetaks ju keegi meist ära seda aega, mida sai nähtud. Pärast Helsingit sa olid põgusalt Tallinnas, poliitikaosakonnas ja siis suundusid Viini, ajutise asjurina, saatkonda looma. Olid üksi, katsid 5 riiki. Pärast seda olid taas poliitikaosakonnas seda juhtimas ja järgnes saadiku koht ÜRO juures New Yorgis. Ja üldse oled sa väga-väga suure osa oma diplomaaditööst olnud Ameerikas, nii New Yorgis kui Washingtonis. Räägi, kas Ameerikal on sinu jaoks mingisugune eriline tähendus? Mida tähendab sinu jaoks olla Eesti diplomaat Ameerikas? Kõigepealt jah, sellest Viinist ja Ameerikast ja kõigest, et tegelikult ma hiljuti hakkasin mõtlema, et mul on tegelikult oma karjääris olnud ainult üks lähetus, kuhu ma nii-öelda ise kandideerisin, et jõuab aeg kätte ja kandideerisin ja see oli see esimene kord New Yorki minek. Sest Viini Toivo Klaar oli poliitikadirektor tol ajal, kui ma olin Helsingis veel soovis, et hakkame seal saatkonda tegema, siis see läks sooviga ja enamus on sellised soovitused või palved, millele ei saa nagu öelda. Ja see aeg enne New Yorki minekut 98, siis ma läksin New Yorki, see oli samamoodi, et tegelikult ütleme nagu pikemalt ja tagasi võtta veel või natuke on see, et ma arvan, et meie sinuga, me oleme tegelikult selles mõttes nagu jube õnnelik põlvkond, et me oleme nagu osa saanud nagu kõigest. Et me suudame hinnata seda, mis meil praegu on tänu sellele, et me oleme näinud, mis oli enne. Minu lapsed tõenäoliselt arvavad, et see kõik peabki nii olema. Nad ei saa aru. Tütar, kes õpib Utrechtis, kevadvaheajal käis sõbraga Veneetsias, see käibki nii. Et selles mõttes ma arvan, ja me oleme saanud nagu osa võtta esiteks vabadusvõitlusest, siis kõigist sellest riigi tekkimisest ja kõigest. Ja minul on olnud ka õnn selles mõttes, ma ütlen kõige selle juures olla, et enne sinna New Yorki minekut, kui ma olin poliitikadirektor, siis tegelikult mingi 96. aasta suvest, eriti sügisest, kui Bill Perry oli USA kaitseminister, siis tol ajal oli öelnud, et tema arvates NATO jaoks Balti riigid pole veel valmis, mis oli ju selge, et meid sinna ei võeta. Ja kogu surve pandi siis tegelikult Euroopa Liidu peale ja siis see 96, 97, kui 97 suvel, siis meid komisjon soovitas Euroopa Liitu võtta ja aasta lõpus siis Luksemburgis tippkohtumisel esitati meile kutse. Siis see töö selle nimel oli ka ikka uskumatult pingeline. Et peamiselt minister Ilvese ja Küllike Sillastega, kes oli Euroopa osakonna direktor tollal, me panime nagu päkapikud mööda Euroopat ringi. Ja see ÜRO-sse minek tol ajal oli tegelikult nagu mõte oli natukene tegelikult samamoodi nagu selle julgeolekunõukogu järele, et võtaks natukene nagu nüüd hoogu maha. Et see ÜRO tol ajal oli meil ju hoopis teistsugune. Meil oli mina ja 2 diplomaati ja ma ise saatsin Tallinnasse teate, et ärge eriti ÜRO-ga tegelege, sest meil olid niivõrd olulised asjad, Euroopa Liit, NATO, mis olid eksistentsiaalselt olulised Eesti riigi jaoks, olid ju veel lahti. Ja seetõttu oli soov natukene nagu lõdvemalt võtta. Aga seda ka pikalt ei lastud teha, sest 1,5 aastat sain ma seal olla, kui Ilves ütles, et nüüd tuleb minna Washingtoni ja hakata NATO laienemisega tegelema. Ja selles mõttes, sellest NATO laienemise asjast võib ka hiljem natuke ka pikemalt rääkida, aga ega selles mõttes Ameerika minu jaoks küll väga palju midagi nagu ei tähenda. Et mis on nagu kurb, ütleme, võrreldes nagu selle eelmise ajaga, mis näitab ka nagu, ütleme, selle lõhestumist ühiskonnas ja kõike, et
noh, nüüd viimased kuu-kaks on olukord natuke teistsugune tänu sellele kohutavale sõjale, aga muidu näiteks eelmine kord, kui ma Ameerikas olin paarkümmend aastat tagasi, siis mul ei olnud kunagi sellist tunnet nagu praegu on kogu aeg. Ma tunnen Euroopast puudust. Et Euroopa on kuidagi nagu vabam, lihtsam, kenam kuidagi nagu, aga no see areng, noh, seal on omaette teooria, miks see kõik, ma arvan, niimoodi on, aga minu jaoks on ta olnud ikkagi tegelikult, kõik on see positiivne olnud, et see, kuidas me saime NATO-sse, kuidas mul on 2 last Ameerikas sündinud, noh, kõik nii palju positiivseid asju, et tegelikult ikkagi jah, kokkuvõttes on emotsioonid on positiivsed, aga midagi erilist minu jaoks ei ole. Töö on töö. Aga ei põnev oli, jah. Aitäh, aga teeme siis nii, et tulemegi Ameerikast tagasi Euroopasse korraks. Prantsusmaale ja Pariisi, valguse linna. Me töötasime sinuga paar aastat seal ka vastas kabinettides, oli väga tore aeg. Paljude jaoks on Pariis ja Prantsusmaa ja unistuste paigad. Ja kuidas sinuga, Sven, seal oli? Ma tean, sul oli seal ju oma missioon. Sa otsisid ja ka leidsid Eesti ja Prantsusmaa vahel väga üllatavaid sidemeid ajaloost. Sinu huvi ajaloo ja muusika vastu aitas sind. Aga samal ajal hoopis teisest valdkonnast sai laotud väga korralik vundament ka ühele väga olulisele valdkonnale Eesti ja Prantsusmaa vahelistes suhetes, kaitsekoostööle. Oleme president Macroni sõnade järgi Prantsusmaa parim sõber Malis. Räägi natuke sellest Prantsusmaast ja oma suurest armastusest selle riigi vastu. Ma pean tunnistama, mis on huvitav, et minnes Prantsusmaale, ma olin Lauri Liisi juures õppinud prantsus keelt ja kõike, aga erinevalt näiteks, ma ei tea, New Yorgist, mida ma esimesel hetkel sinna jõudes nagu meeldis mulle ja armastasin, London samamoodi. Enne Prantsusmaale minekut ei olnud mingeid selliseid tundeid. Ja ma mäletan New Yorki jõudes nüüd teist korda 2015, kui ma käisin tutvumiskohtumisel Prantsuse saadiku juures, siis ma hoiatasin teda ette, et ma nüüd ütlen, ma pärast seletan ära, mida ma silmas pean ja ütlesin, et Prantsusmaa on minu arvates on Prantsusmaa nagu viirus. Ja viirus on selline asi, mis läheb mingist väiksest kohast sul kuskil sisse ja siis aeglaselt, aga kindlalt võtab su üle. Ja mul oli just täpselt selline kogemus või tunne, et ta kuidagi nagu haaras ja võttis endale. Aga see oli igatepidi nagu huvitav ja põnev aeg, et ma mäletan, kui ma olin veel asekantsler ja Margus Rava, minu eelkäija, oli teel Pariisi ja meil oli nagu ikka saadikute lahkumiskoosolekud, suured, kõik võtame kokku, kõik teeme nagu taking stock, mis meil on majanduspoliitikas, julgeolekupoliitikas, välispoliitikas, kultuuris, kõik nagu vaatame üle ja mingi 2-3 tundi see kestis ja lõpus me olime kõik väga nagu täiesti nagu šokis sellest, et selgus, et kõigis meile olulistes asjades olid meie ja Prantsusmaa seisukohad vastupidised. Mida tegelikult saaks öelda, me olime vaenulikud riigid. Et see sõna, et me oleme sõbralikud. Aga mis on huvitav, 5 aastat hiljem, 2011, toimus meil seal Pariisis Euroopa arutelu, kus olid siis välisministeeriumist, Tallinnast inimesi, London, Berliin ja seal meie esinduses siis nagu saime kokku. Ja päev või 2 arutasime ja mis oli huvitav oli see, et selle lõpus jõudsime järeldusele, et kõige lähedasemad suhted meil Euroopa Liidus suurtega on prantslastega. Et 5 aastaga oli see pea peale pööratud ja ma tükk aega pärast seda mõtlesin ja ma arvan, et see lähenemine, ma isegi veel peaminister Ansipiga hiljem sellest rääkisin korra, et see toimus nagu mõlemalt poolt meist sõltumata. Et meie jaoks oli oluline, varem oli ju see, et Prantsusmaa oli Ameerika vastane ja meie jaoks kõige olulisem julgeoleku tagatis on Ameerika, mis nagu pani oma templi kõigile suhetele. Meie poolt jälle oli see, et kuigi me olime väga Euroopa-meelsed ja enne Euroopa Liiduga liitumist saime rahva hääletusel väga kõva tulemuse ja nii edasi, siis tegelikult me olime integratsiooni vastased oma sellest vanast Nõukogude Liidu kogemusest, me kartsime edasist integreerumist ja me olime Euroopa-meelsed, aga laienemise mõttes.
aga meile märkamatult ja tegelikult otsuseid tegemata, me iseenesest muutusime tegelikult väga integreerimismeelseteks, kuna ja prantslased on tegelikult üsna palju Euroopa integratsiooni taga, ma arvan, üks väheseid Euroopa rahvaid, kes ka sisemiselt identiteedina ennast peavad eurooplasteks lisaks prantslasele olemisele, siis need lähenemised viisid meid kokku. Ja mis puudutab neid sidemete otsimisi, siis tõesti ma hakkasin ühel hetkel vaatama ja mõtlema, et üks probleem meil nagu suhetes on see, et meie suhetel Prantsusmaaga puudus nagu ajalugu. Et isegi Napoleon on käinud meilt läbi, Leedust läks läbi. Ja et otsida nagu neid kokkupuutepunkte, mis oleksid nagu kasuks nende suhete edendamisel ja leidsin väga palju ikka tõsiselt üllatavaid asju, et kaudselt öeldes võib öelda, et kogu praegune Euroopa Liit on eestlanna tehtud, kuna prantslased ise peavad oma riigi alguseks kuningas Clovis'e ristimist Reims katedraalis, kas 498 või 496 lahknevad arvamused. Aga ta oli hästi vasturistimisele ja tema naine ja üks Pariisi 4. ülikooli, Sorbonni ülikooli ajaloo professor, üks paremaid keskaja tundjaid Prantsusmaal, on kirjutanud raamatu Clovis, kus ta väidab, et tema naine Clotilde oli eestlanna. Ja siis ma olen, ja Clotilde oli ristitud ja käis kogu aeg pinda Clovisele, et nüüd peab saama ristitud. Ja me ju mehed teame kõik, et kui ikka näägutamine pikalt käib, siis mis seal üle jääb. Nii et kange Eesti naine tegi Prantsusmaa, sellest tegi Euroopa. Lisaks üks kõige kuulsamaid lauljaid, kõige armastatumaid lauljaid, Georges Brassens, kelle muusa ja elukaaslane läbi terve elu oli eestlanna Joha Heimann. Siis oli veel üks Liaison Le Duc, kes oli üks maade avastaja ja seikleja, kes saadeti Napoleoni haua jaoks otsima porfiiri ja kirjutas pärast seda Balti riikidest raamatu ja see on 1855 esimest korda, kui nagu Eesti või Balti riikide vabadusest keegi rääkis ja päris huvitava lausega ja nii edasi. Aga mis puudutab jah, et neid kohti leidus palju ja veel, mis oli, et meie head sõbrad, keda sa ka tunned, Con Minervois, kes korraldasid sõpruslinnad linnadeks Carcassonni ja Tallinna kesklinna, millest mul oli kohutavalt kasu sellega, et kui nagu prantslasele seletada, mis on Eesti, siis seda on natuke keeruline teha, pikalt seletada Tallinn. Tallinn on selline linn, teate, me oleme vana linn, ka ikka te olete Nõukogude, ma ei tea, mis. Aga kui sa ütled lihtsalt lühikeselt, me oleme Carcassonni sõpruslinn, siis on kõik selge, et Carcassonne on nii palju mõiste, et juba sellest faktist endast oli kasu. Põhja-Carcassonne, eks? Just. Täpselt nii me rääkisime. Ja mis nüüd seda kaitsekoostööd puudutas, see oli tõesti huvitav ja tohutu edu, et kui prantslased läksid Kesk-Aafrika Vabariiki, siis esialgu nad kõik teatasid seda, kuidas neil kedagi vaja ei ole, me saame ise hakkama ja siis natukese aja pärast selgus ikkagi tegelikult oleks vaja ja kas või poliitilist selles mõttes, et nad ei oleks üksi, et see on ainult nende missioon. Ja siis ta natuke aega venis seal, et kas millises vormis ja nii edasi. Ja see oli üks nagu edukamaid asju, kus väga tihti Eesti teeb erinevatel teemadel asju, mida tuleb niikuinii teha, aga teeb nagu siis, kui enam mingit kasu ei ole või kui juba nagu veri ninast väljas. Ja see oli, kus toimis ikka jube hästi, oli see, et Sven Sakkov, kes oli asekantsler, oli Kaitseministeeriumis ja me helistasid, rääkisime ja sai väga kiiresti sellest aru ja väga kiiresti läks nagu töösse see ja kaitsevägi oli selle taga, mis alguses tundus natuke utoopiline, sest Aafrikas polnud me kunagi käinud, see oli täiesti nagu uus ja teistsugune asi. Aga see nüüd, et Eesti oli esimene, kes sai nagu kiiresti paati ja ütles, et meie tuleme teiega kaasa, siis selle kasu oli meeletu. Ja see on tõenäoliselt lõpuks ka põhjus kogu meie kaitsekoostööle sellest, et prantslased on Eesti pinnal. Siis oli teine sinna otsa, mis ka kaasa aitas, olid need laevavalvurid või kuidas neid nimetada eesti keeles, piraadikütid. Jaa. Atalanta, Somaalias. Jah, kus me olime koos prantslastega. Alguses olime sakslastega, kes läksime prantslastega. See koostöö oli ka super hea. Nii et ikkagi üsna suured sisu sai ka tööle taha ja prantslastega tegelikult üldse, et kuidas ma ütlen,
see imago, mis Prantsusmaast on, et kuidas nad on kõrgid ja nad ei tõsta toru ja nendega on nagu upsakad ja raske rääkida ja nii edasi, siis noh, mida sügavamalt sa neid tunned, seda nagu valemad need on, et need müüdid Prantsusmaa kohta on ikka väga valed. Ma mäletan näiteks, et kui sa neid aitad, siis tegelikult saad sa ka abi tagasi ja see tõesti nagu nendega toimub ja päris mitu korda oli meil selliseid asju, kus näiteks kui meil oli Martin Rogeriga, kas meil asejuht oli, käisime Keskkonnaministeeriumis seal õiendamas, et on tulemas ülemkogu istung, kus räägitakse nii-öelda sellest räpasest energiast, mis tuleb Valgevenest Balti riikidesse, aga noh, prantslastel oli oma mingi seisukoht ja nüüd ütles otse välja, et jah, me arutasime seda valitsuses, me muutsime oma seisukohta teie tõttu, et teid toetada, sest teie eelmine kord toetasite meid vot seal. Ja noh, hea näide tegelikult veel, mis nagu prantslasi minu jaoks nagu õpetas või selgeks tegi, oli see, kui meil need jalgratturid olid Liibanonis pantvangis või vangis. Ja ma olin teel parasjagu mingile konverentsile, kui tuli telefonikõne ja mis oli huvitav, et mingi 15 minutiga sain ma nende kriisistaabi Liibanoni ja Süüria saadikute mobiiltelefoni numbrid, hommikuks ministri kõne ja kõik. Ja noh, asi toimus ja järgmine päev jõudis presidendi lauale, kes ütles, eestlastele tuleb kõik abi anda ja see toimus fantastiliselt. Ja kui need mehed vabaks said, siis üritas peaminister saada telefonikõne presidendiga. Ja 3 päeva nägin vaeva. Philippe Leliis-Costa, kes oli siis Euroopa nõunik, oli telefoni otsas. Ikka veel ei ole. Ma ütlesin, 5 minutit on vaja. Siis lõpus ütles, et aga las ta saadab kirja. Et noh, mis nagu see mulle selgeks tegi, oli see, et prantslased, nad on olemas, kui nad ise nagu defineerivad, et see on oluline. Sest noh, nad on ka huvidega üle terve maailma nagu Ameerika, aga nad on väiksed, neil ei ole nii palju jõudu. Ja siis nad annavad sulle kõik. Aga kui nad leiavad, et no mis täna on, et saada kiri, mis täna mine. Et nagu jah, selles mõttes palju sai seal õpitud. Jah, Prantsusmaa on tore ja ma olen sinuga väga nõus, et ma ei kirjuta ka alla selle prantslaste kõrkusele ja muuseas ka minuni tuli see Prantsusmaa armastus niimoodi nagu sinugi viirusena. Et ma läksin sinna täiesti teiste tunnetega kui see, kui 5 aastat tagasi hiljem sealt lahkusin. Aga räägiks nüüd millestki muust. Ajaloo ja muusika huviga seondub ju koheselt ka näitlemise huvi. Eestis on mitmeid Sven Jürgensone, kuigi see ei ole just kõige tavapärasem ja eestilikum nimi ja üks nendest Sven Jürgensonidest on mänginud isegi ühes BFM-i tudengifilmis Kellnerit. Räägi Sven, kas sinus on ka näitleja pisikut ja kui see pisik on, mis sa arvad, kas ühele diplomaadile tegelikult tuleb kasuks, kui ta natukenegi oskab seda? Ma arvan, diplomaadile tuleb ta kindlasti kasuks. Samamoodi nagu tuleb kasuks, väga palju näilisust on tegelikult sisuline, et ma olen öelnud samamoodi kunagi ka see, et kui meil tehakse keelekursusi ja asju, et tegelikult oleks jube kasulik nii-öelda cost effectiveness'i mõttes oleks teha foneetika kursusi, mis annab sulle tohutu eelise, kui sul nagu, ja kusjuures see on õpitav üsna kiiresti, noh, mingisugust hääldusi ja kõike seda ja samamoodi ka näitlemine, et noh, loomulikult seda on. Aga kas must näitleja pisikut, kui sellist on, ma raske öelda, aga tõesti, jah, see oli 82. aastal. Ma isegi tahtsin minna lavakunstiga teedrisse õppima ja no, tõenäoliselt, kas ta nüüd on seotud näitleja pisikuga, tõenäoliselt oli see pigem sellega seotud, et huvitav elus nagu kuidasmoodi nagu asjad muutuvad, täpselt nagu maitsed, et noh, umbes nagu need toiduained, mida ma lapsena jälestasin nagu kilu ja tatar näiteks, siis praegu väga maitsevad. Ja samamoodi, noh, juuda oli seotud mingi tol ajal eksisteerinud ikkagi edevuse või millegagi, mis on huvitav, et ta on praeguseks nagu täiesti kadunud. Et noh, isegi seda intervjuud mul on ebameeldiv, mul on kadunud igasugune edevus. Aga juuda ikka see pisik see ja nagu tol ajal sees oli, aga see oli kummaline etapp jah elus, et ma tulin tipist vahepeal ära, sest no sama, nagu ma lõpuks tulin ka sealt töölt ära, et tegelikult ta muutus ka jällegi nagu kuidagi kuivaks ja imelikuks mulle. Aga ma käisin katsetel ära ja sain katsetelt läbi isegi. Peeter Tammearuga veel koos käisime, Elmo Nüganen oli, nad olid mu noorema õe malevakaaslased. Elmo Nüganen ise ei julgenud tulla, aga oli meile seal toeks.
aga see oli selline aeg, kui malev hakkas just peale ja ma sain nagu katsetelt läbi ja siis oli aeg dokumendid sisse viia. Aga ma läksin sinna lauluväljakule oma sõpru siis malevarühma Saaremaale ära saatma, aga see juba nii kihvt nägi välja, ma mõtlesin reedene päev, et ma tulen teiega kaasa, ma tulen pärast pühapäeval tagasi. Ja tulin pühapäeva õhtul tagasi, nagu see natuke on paha olla ka, nagu ikka tol ajal noorel inimesel. Ja siis esmaspäeva hommikul, kui hakkasin paberid viima, et seal lõpuks tuleb teha need tavaeksamid, aga siis see on juba mängu. Siis ma avasin, mul oli pass kadunud. Ja ma vaatasin ja otsisin, ei leidnud ja siis leidsin, aga suvi ka juba ja lõin käega, kadunud ja läksin hääletasin Saaremaale tagasi. Pärast selgus, et ma olin unustanud selle arstitõendit on vaja sinna minekuks ja ma olin sinna kirurgi juurde unustanud ja selle passi kuhugi. Aga jälle näitena, kuidas juhused tegelikult elu juhivad ja tagantjärele ma arvan, et see haridus, mis ma lõpuks sain, ma olen selle üle õnnelik, aga kuigi ma jällegi väidan, et tegelikult ma arvan, et umbes 70% minu inimeste haridusest ei tule mitte loengusaalist, vaid tuleb üliõpilaselust. Ja see haridus ja haritus, mis koos sealt tekivad ja intelligentsete inimestega lävimine ja see ümbrus ja see kõik on tegelikult tõenäoliselt olulisem. Nõus. Aga tuleme tagasi nüüd jälle diplomaadi töö juurde, et sa oled töötanud nii multilateraalses keskkonnas rahvusvaheliste organisatsioonide juures kui kahepoolses saatkonnas. Helsingile lisaks ju Viinis, Washingtonis, Pariisis. Millised on sinu silmis need erinevused või sarnasused ja kumba tööd sa rohkem naudid, kas kahepoolset või multilateraalset? Nad on väga erinevad. Ja varem ma kogu aeg mõtlesin, et ma olen rohkem bilateraalne inimene. Iseloomu omadustelt, et bilateraalses saatkonnas esiteks on see, et sa oled oma enda agenda ja oma enda kalendri peremees. Et kui me näiteks seal Pariisis olime, siis tegelikult 70% sellest, mis ja kuidas me Prantsusmaaga tegime, see oli meie otsustada. Meie nagu määrasime selle kursi, mis tähendab ka seda, et me ikkagi saame tegeleda enamuses asjadega, millest me ise tunneme, et on kasu ja see on huvi ja sellest tekib motivatsioon. Lisaks on see, et kalendri peremees, et kui ma tahan kellegagi, ma ei tea, kohtuda välisministril, ma palun sekretäril, leia järgmine kolmapäev näiteks mingi aja. Ja pealegi veel on see, et bilateraalsed saadikud on nii-öelda kõigesööjad, et me peame nagu kõigist asjadest natukene teadma. Ja see on nagu minu ajule sobivam ja see enda otsustamine ka, et mulle meeldib ristmikule jõudes siis, kui roheliseks läheb, siis vaadata, kas ma lähen vasakule või paremale. Sellega ma olen oma abikaasast väga erinev, kes peab olema ette planeeritud ja siis muidu tal on stress, aga minul on siis stress, kui mul on ette planeeritud. Aga multilateraalne saadik peab minema mingite pisiasjadega süvitsi ja need asjad ei ole tema enda valida. Aga ma panen sinna väikse klausli, nagu ütleme, või nagu juurde, et see viimane kogemus, nüüd ütleme see viimane 2 aastat julgeolekunõukogus, see oli nagu, teatud mõttes nagu ebatüüpiline multilateraalne, sest see töö sisu oli palju laiem ja tõsisem ja see oli niivõrd tihe ja nagu ma olen vahel võrrelnud, et nagu keskmaa tempoga maratoni jooksmine. Aga jah, tava olukorras ma pigem teeksin küll bilateraalset tööd tõenäoliselt iseloomu tõttu nagu parema meelega. Ja see Washingtoni aeg oli selles mõttes teine nagu, ütleme, see Helsingi ja Viin olid rohkem niisugused loomistööd, et seda sisu oli seal tol ajal veel nagu vähem. Aga Washington ja Pariis, kus ikkagi tegelikult üsna süvitsi nagu ikka tegeliku sisuga sai mindud ja just nimelt kahepoolse töö omavaheline asi, et need sobivad nagu rohkem. Just, aga ometi sa oled olnud, eks ole, ÜRO juures tervenisti 2 lähetust. Ma tean, et alguses olid ju sinagi natukene skeptiline selle julgeolekunõukogu liikmesuse suhtes, kui me veel kandidaadid olime ja kampaania käis. See oli pöörane aeg need 2 aastat. Nagu sa ütlesid, keskmaa tempoga maraton. Tõepoolest, kas see vääris sinu silmis neid pingutusi ja kui sulle nüüd öeldakse, et tee uuesti, kas sa teeksid?
tõesti kindlasti vääris. Julgeolekunõukogu teeksin ma kindlasti uuesti. Kampaaniat ausalt öeldes ei teeks uuesti. Et esiteks ütleme eriti selle lõpp, see oli ikka natuke, ütleme, ebainimlik, see tempo, millega see asi nagu käis, et nagu kui on konkurentsiga koht ja see kestab nii pikalt ja ütleme, tavadiplomaatiaga, ütleme, kui sisu mõttes see kampaania on siiski natuke ka teistsugune töö. Sa tõesti pead ikkagi hommikust õhtuni, ükskõik mis tujus sa oled, mingeid nägusid tegema ja paluma, ma ei tea, seda, teist ja kolmandat ja ma andsin endale lubaduse ja olen seda lubadust ka pidanud, et ma mitte ühelegi kaastunde avalduse raamatule enam tulevikus alla ei kirjuta ja ei ole ka seda teinud, aga iseenesest ma arvan, see kindlasti on kasu ja väärib küünlaid. Ma arvan, et see skeptitsism ja see debatid, mis meil Eestis selle üle käisid, need on täiesti legitiimsed ju ja kõigis riikides tegelikult, eriti väikestes, kes nagu arva on, käivad need jälle üle, isegi Rootsis oli väga tõsine, Carl Bildt näiteks oli täiesti selgelt vastu ja nii edasi. Aga meil kahjuks selle debati jooksul meil puudus endal ju tegelikult teadmine, nii et kuna see on esimene kord ja kõik need müüdid, et kuidas valitud liikmed ei saa midagi teha ja me peame sõpradega tülli minema ja need kõik ei vastanud tõele, et tegelikult ikkagi töötab ta kui 15 valdavas enamuses ajast ja need liitlassuhted meil tugevnesid, mitte paar üksikut kohta, ütleme, kus meil oli tõesti, ütleme, Euroopa ja Ameerika vahel erinevad seisukohad ja nii edasi. Aga muidu igal juhul on see seda väärt ja seetõttu Eesti on ka pannud rehkendades just, et milline võiks loogiline samm Eestil olla, et iga põlvkonna diplomaate saaks selle kogemuse kätte. Et kui Saksamaa on iga 7 aasta tagant, Iirimaa iga 20 aasta tagant, et siis võib-olla Eestil võiks olla 30 aasta tagant ja nüüd on 2050 meil siis sinna sisse pandud. Nojah, seda kogemust meie enam sinuga Sven ei näe, et võib-olla siis vanade pensionäridena, kui veel hing sees on, et siis vaatame kõrvalt, et kuidas teised teevad. Aga räägime natuke veel uuesti sinu enda isikust, et sa oled sündinud Tartus, sa oled koolis käinud Tallinnas, sa oled elanud diplomaadina päris mitmes riigis. Millised on need põhilised omadused ja teadmised, mille sa kodunt kaasa said ja kes on olnud sinu suurimad mõjutajad diplomaadina ja üleüldse? Ma olen sündinud Tartus tänu sellele, et sünnitusmaja oli Tartus. Tegelikult me elasime tol ajal Tõraveres ja minu isa oli kõige esimene Tõravere elanik, kui see tehti sinna mäe peale ja ma arvan, et see Tõravere on mulle tegelikult, kuigi ma olin 7-aastane, 1969, kui me sealt ära kolisime, aga see lapsepõlv seal tõenäoliselt andis ikka väga palju elu jaoks kaasa, et see oli fantastiline ümbruskond ikkagi, et kui mõelda, et praktiliselt peale, ma ei tea, Charles Willmani ja direktor Kipperi olid seal, kõik olid tudengid, nii et või just lõpetanud ülikooli, värskelt ülikooli lõpetanud matemaatikud, astrofüüsikud ja nii edasi. Ja noorte inimeste kildkond, kõigil sünnivad lapsed, kõigil noored pered ja see turvaline ümbrus ja kohe lasteaed oli maja taga ja ma arvan, et kogu see ümbrus ikkagi tegelikult andis nagu üsna palju. Ja 69 me kolisime Tallinna. Aasta varem oli seal 44. keskkoolis, mis oli meie maja lähedal, oli avatud inglise keele eriklass. Aga kuna meie alles suvel tulime, siis mul ei olnud võimalik katseid läbida, nii et ma alguses läksin tavaklassi, C-klassi ja siis poole aasta pealt tänu õppeedukusele siis sai üle viidud B-klassi. Meil oli fantastiline klass tegelikult, kes siiamaani käib koos ja meil oli, ma mäletan, meil üks klassiõde, kes enne keskkooli lõpetamist 80. aastal ema abielus tal rootslasega, kolis ära Rootsi ja siis selle lahkumispidu oli ja siis me tegime kokkuleppe, kindla leppe omavahel, et aastal 2000 saame me Pariisi Eiffeli torni teisel korrusel kokku nõukogude sügaval Brežnevi ajal. Ja mõte oli, et kas saab Eesti vabaks või me põgeneme ära või midagi sellist ja saimegi kokku. Mina olin küll parasjagu Washington, ma ei saanud sinna minna, ma olin telefoni teel nendega, aga klass saigi seal kokku ja see kõik elu mõjutas.
otseseid mõjutajaid diplomaatias või kuskil on nagu raske öelda. Selles mõttes, et ega kõik inimesed, kellega sa kohtud, mõjutavad sind ja tõenäoliselt nii ka on. Ja meil on neid inimesi, kellega nagu on lävitud ja kokku saadud ja nii edasi, on palju ja mõnes mõttes me diplomaadid oleme ka selles mõttes ka nagu ära rikutud, et kui me oleme väga nagu raske on meid impressida, et kohtud Monaco vürsti või Inglise kuningannaga, siis see kokkuvõttes, aga mõningad ikkagi tegelikult impressive momentidega on ja aga jah, kas või seal samas Washingtonis, et kui nüüd meenutada jälle, ütleme seda 2001. aastat, mis oli niivõrd kriitiline aeg ja jälle inimesed seal ümber, ja mõjutused, et kui ma ütlen, mulle Washingtoni andis Ilves kaasa ühe ülesande, see on NATO laienemine, kõik muu unusta ära Mehhikosse kunagi mine ja nii edasi. Ja see, kuidas aasta oli igatepidi, mitte midagi tavalist ei olnud, et kõigepealt põles oli meil ju saatkonna põleng ja siis oli 11. september ja siis tulid need antraksi kirjad, mis seal ringi käisid ja nii edasi. Aga samal ajal kõik see positiivne, et kui aasta algas, Jesse Helms, kes oli väliskomisjoni esimees, tegi oma jaanuarikuise kohtumise ajakirjanike ja diplomaatilise korpusega. Ma mäletan, kui ta sinna saali sisse tuli, siis Ian Brzezinski pilgutas mulle silma ja ütles, et you love it. Et see oli esimene kord, kui sellisel kõrgel tasemel öeldi, et Balti riigid tuleb NATOsse võtta. Ja kui ma läksin 2000 sinna, siis tegelikult uskujaid oli väga vähe. Ja siis ma mäletan, teine hetk oli meil rahvuspüha vastuvõtt, kui ma olin sõber Bruce Jacksoniga juttu puhumas ja kui mulle endale järsku tuli vähe, et aga meid kutsutakse igal juhul, siin ei ole muud võimalust. Ja see loogika tuli nagu sellest, et kui venelased olid pannud punased jooned, et Baltikumi ei tohi võtta, kõik muu on okei. Siis tegelikult tundes ameeriklased on ikka kauboi kultuurist pärit, nad peavad olema kangelased, nad peavad tegema midagi suurt. Ja kui Sloveenia ja Slovakkia võtmine on niisugune tavaline asi, siis see ei ole ju suur, see ei ole kangelastegu. Ja venelased oma punase joonega olid loonud ainsa võimaluse kangelasteoks ja olla nagu suurem iseendast, olid Balti riigid. Nii et ei saanud olla, et ameeriklased ei tee kunagi nii palju, kui lubatakse, vaid natuke veel. Peab olema nii palju lubas ja veel natuke. Ja meie olime ainukese natuke. Ja siis tuligi ju George Bushi Varssavi kõne kuulus, kus ta ütles, et we should not calculate how little we can get away with, but how much we can do to advance the cause of freedom, mis puudutas puhtalt meid. Nii et kõik need asjad nagu kokku oli võimas aasta ja muide jah, rääkides sellest, et meid on raske impressida, siis tegelikult üks inimesi, kellest nagu see, mis on kummaline, et on teatud mõttes nagu vastupidine tava nagu olukordadele, et tavaliselt nagu väga kõrgel olevad inimesed, nende imago on parem, kui nad tegelikult on, sest neil on ümberringi tohutu niisugune põrandapesijate kamp ja kõik, kes sätivad lipsu otseks ja pärast pesevad ära kõik jama. Aga Bush oli vastupidine, tal oli nagu avalik imago oli mingisugune uugu, aga meil oli päris mitu kohtumist, kus olid Ilvesega käisime, kui ta president juba oli ja tema siis mingi 1,5 tundi kohtumist, lõunasöök pärast järgi, ta oli väga smart, ta sai asjadest aru, ta oli nagu tööd teinud, väga socializing, tegelikult väga erinev. Nii et eks kõik sellised kohtumised, olgu ta siis George Bush või suvaline kolleeg diplomaat või Jesse Helms, eks need kõik mõjutavad. Ja selge, sa nüüd rääkisid nendest suurtest mõjutajatest ja nendest fantastilistest hetkedest. Sa oled olnud välisteenistuses rohkem kui 30 aastat. Kas sul on olnud ka neid teistsuguseid hetki, selliseid kõhkluse momente, kus sa oled mõelnud, et miks ma siin olen ja mida ma siin ikka teen ja kui neid on olnud, siis mis trikiga sa neist üle oled saanud? Ütleme, päris selliseid hetki, nagu sa praegu selliste sõnadega kirjeldad, ei ole olnud, aga mulle tuleb meelde, et kui ma olin esimese büroo, julgeolekupoliitika büroo direktor 95, siis ja minu juurde tuli Soome esinduse asejuht, kes hiljem oli suursaadik Tallinnas.
mingisuguse demarsiga, ma sisu ei mäleta, et peate tegema nii või naa mingisugune asi. Ja mis minu arvates oli jama täielik ja ma tegin talle selgeks, et see kõik on jama, mis sa ajad ja siis ta ütles mulle, et ma saan ise ka aru, aga mul kästakse seda teha, et ma pean ju selle ära tegema ja siis ma pärast mõtlesin, et mul ei olnud tol hetkel ühtegi korda sellist hetke olnud. Et kui nagu minu enda südametunnistus oleks vastuollu läinud sellega, mida ma tegema pean. Ja ma meenutan seda praegu tänu sellele, et tegelikult olgem ausad, hiljem on selliseid hetki olnud. Aga ütleme, nii sügavaid muidugi ei ole, nagu a la, mida venelased praegu tegema peavad. Ja ma olengi väga imestunud tegelikult. Kõige suurem imestus praeguse aja juures ongi mul see, et mitte ühestki maailma riigist, mitte ühestki Vene diplomaadist ma ei ole kuulnud, kes läheks erru ja paluks poliitilist varjupaika. Ja see on nagu suur pettumus. Ütleme, seda tüüpi asju ja on olnud, kus ma leian, et mu südametunnistus oleks natuke võib-olla teistsugune. See piiri pole veel ületatud, et mina ei teeks midagi nii koledat, ütleme, isegi palju vähem koledat kui see, mida Vene diplomaat, ma läheks ära selles mõttes, et ma ei ole nagu alustanud diplomaatilist karjääri, vaid ma olen ikkagi alustanud Eesti riigi loomist ja mul on oma vaated ja nägemused. Aga ütleme, tüdimust kui sellist ei ole kunagi tulnud, et selliseid hetki, kus oleks nagu puhatava ja seda on tulnud, aga tüdimuse hetki küll ei ole. Jah, no loodetavasti siiski on selliseid Vene diplomaate ka täna. Aga veel ei ole? Jah, just, aga loodame. Ma mäletan, samamoodi oli kui 1999, kui käis Kosovo konflikt. Ja ma mäletan, Taani, Jugoslaavia tollane saadik oli, kas Jovovitš või Jovanovitš, mis ta nimi oli, käis igal õhtul, ma vaatasin teda televiisorist ja Goebbelsi juttu ajas. Ja mina, ÜRO on ju selline pere, kus kõik koridoris näevad ja kõik ja mul lihtsalt ei lubanud süda talle tere enam öelda, et kes sa oled selline. Ja siis ma rääkisin Taani saadikuga sellest ja Taani saadik ütles, et aga see on tema töö ju, et ta peab seda tegema. Ja siis ma just mõtlesin selle peale, et mina ei teeks sellist tööd. Ma läheks koju tagasi ja kui selle kodus on nii hull, et ei saa tagasi minna, siis ma palun varjupaika. Aga mina Goebbelsiks ei hakka kunagi. Selge. Sa oled öelnud, et sul on üldse elus vedanud. Sa oled sattunud kõige olulisemate sündmuste juurde. Sa mõnedest siin ju rääkisid ka, eks ole, iseseisvumise taastamine, olid meie selle aja juures, kus me saime kutse Euroopa Liiduga ühineda, NATO-ga, olid meie suursaadik ÜRO juures, kui me olime julgeolekunõukogu liikmed. Sa rääkisid Washingtonist. Kuidas sa seda defineeriksid, et kas see on olnud see õnnelik juhus, see saatuse sõrm või Sven, on sul lihtsalt väga hea vaist? See pigem ikkagi saatuse sõrm. Nagu ma ütlen, mina arvan erinevalt mõnedest, et juhused on olemas ja juhused just sellisena töötavad, et kui sa puus kogemad, ma ei tea, satud kogemata linna peal kellegagi kokku ja kohvi jooma ja siis lähed puust hoopis teise harusse, sa võid lõpetada absoluutselt mujal, kui oleks nagu ilma selle kohtumiseta. Et nagu ma ütlesin, et ega ühe korra ma olen ise mingisse kohta kandideerinud lihtsalt, kui on kandideerimine vaba, muidu on soovitatud, nii et on juhused, aga eks juhustele tuleb kaasa aidata, et eks öelda, tuleb teha tublit tööd. Tuleb olla avatud ehk? Tuleb olla avatud ja tuleb olla motiveeritud ja tuleb nagu, kuidas ma ütlen, iga päev mõista, miks me seda teeme ja see ongi see asi, mida ma nagu varem ütlesin, mida meie sinuga oleme õnnelikud, et me võib-olla noorematest inimestest paremini mõistame, miks me seda teeme, sest me oleme näinud, mis on olnud varem ja mis on see kaasa toonud, see praegune asi ja kuidas seda hinnata. Et mind ei pane näiteks jälle, kui me räägime bilateraalsest ja multilateraalsest, ma mäletan, mul oli ühe hea kolleegiga oli arutelu, kes oli ka multilateraalsest tol ajal, mina olin ka, et ütles, et tema jaoks on motivaator juba kas või see, et ühes ajalukku jäävas, kuigi see võib olla meie riigi jaoks täiesti mõttetu dokument, aga kui ta teab, et võt see koma seal on minu pandud. Ütleme, mind selline asi ei motiveeri. Mind motivatsioon tekib ikkagi sellest, kui ma tõesti näen, et sellest on kasu Eestile. Mitte niivõrd kasu minule, aga just nimelt, et tegelikult algusest peale ikkagi on, see võib pateetiliselt kõlada, aga nii ta on, et ikkagi
ikkagi teha hingega oma riigi jaoks ja eriti nüüd, kui lapsed on siis oma laste tuleviku jaoks. Just. No mingil põhjusel meie põlvkonda, Sven, kutsutakse võitjate põlvkonnaks, et eks see on tulevikku otsustada, et kas me tõepoolest olime see võitjate põlvkond või lihtsalt me olime põlvkond, kes sattus elama ja kelle ülikooli lõpuaastad ja tööaastate algused sattusid just nendele pöördelistele hetkedele, et näis. Seda on praegu raske öelda, aga tõenäoliselt jah, õnnelikud oleme olnud omamoodi. Aasta eest sa osalesid Riigikantselei teemapäeval. Eesti omariikluse taastamine Eesti tänases maailmas. Ja sa rääkisid seal ühel huvitaval teemal. Ei enam iial üksi, võimaluste aknad. Sa mainisid, et Eesti on olnud omariikluse taastamises väga edukas, eriti võrrelduna veel osade saatusekaaslastega. Meie välispoliitika on olnud edukas. Sa märkisid, et ajalugu koosnebki tegelikult võimaluste akendest ja oskusest neid aknaid ära kasutada. Me oleme seda teinud. Sa oled öelnud ka seda, et kui 96. aastal me ei oleks saanud kutset Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimistele, siis ilmselt ei oleks tulnud seda suurt pauku 2004. aastal, seda suurt liitumist. Ja kui me nüüd kogu sellele kõikidele nendele sündmustele mõtleme tänases olukorras, kus me tegelikult ikkagi oleme sunnitud tunnistama, et meie Euroopas või ka kogu maailmas oleme paratamatult ajaloolainete tõugata, siis vähemalt me ei ole üksi, on nii? Absoluutselt ja minu arvates see võimaluste akende loogika paistab ju tänasel päeval palju selgemini välja kui veel natuke aega tagasi. Et iseseisvus ise tegelikult, kui me saavutasime selle, see oli ju tegelikult ka võimaluste aken, sest juba 90-ndatel hakkas ju kõik Venemaa ju tegelikult muutuma ja nii edasi. Me suutsime selle ära kasutada ikkagi ja sellest kinni haarata. Euroopa Liiduga liitumise loogika, seda ma hakkasin mõtlema juba üsna varsti pärast seda, kui see meil kutse tuli ja kui nagu räägiti ju tol ajal nagu enlargement fatigue'ist, et laienemise väsimusest. Ja see võitlus ja see loogika, mis meil oli see, et meid üritati ju Balti riike kokku panna ja kui me kõik koos valmis ei ole, siis ei saa minna ja nii edasi. See oli üks asi, mille vastu me võitlesime. Ja põhiline sõnum, millega me käisime, oli see, et saada kutse, oli see, et me oleme luterlased kultuuri taustalt, mis tähendab seda, et me oleme self-responsibility on meie jaoks väga oluline ja kui öeldakse, et laienemine on everybody on their own merits, siis me aksepteerime seda, et kui te kutsute kellegi teise, näiteks Poola või kellegi ja me näeme, et nad on meist paremad, sest Kopenhaageni kriteeriumid on meil teada. Ja kui me näeme, et nad on meist paremad, meie ei kiunu, me ei vingu, me ei tule midagi ütlema, me aksepteerime, et me ei saanud hakkama, sest meil on self-responsibility. Aga kui me seda ei näe, siis palun ärge ajaga seda meritite juttu meile ja nii edasi. Ja see nagu lõpuks töötas, aga kui tõesti võtta, et 96 tuli see otsus, või 97 tuli see kutse ja tegelikult juba ju 2000-ndate alguses oli näha, et asi hakkab nagu juba kõigepealt tuli enlargement fatigue, siis tuli ju kõik need majanduskriisid, mis peale tulid ja Venemaa muutused ja kõik. Ja kindlasti, kui ei oleks olnud sellist ei oleks meid kutsutud, ei oleks laia laienemisringi tulnud, Balti riike ei oleks kutsutud, me oleks kõik kolmekesi väljas olnud. Ja oleks aeg kätte jõudnud, kus enam ei olegi nagu seda akent meile olemas ja samamoodi tõenäoliselt, kui ei oleks olnud Euroopa Liidu otsust, mis läbirääkimised juba käisid, kindlasti ei oleks ka sellist suurt NATO laienemist toimunud. Nii et me tõenäoliselt oleksime siis olnud ikkagi külma tuule käes. No nii, aga meil on täna hea meel mitte olla üksi isegi rasketes oludes. Aga nüüd tundub, et meil on aeg läbi saanud. Selles mõttes, et see tund vestlust sinuga läheb väga kiiresti. Ja kõige lõpetuseks ma tahaksin lihtsalt sulle aitäh öelda. Aitäh öelda selle eest, mida sa oled Eesti diplomaadina teinud ja aitäh öelda ka selle aja eest, mis me sinuga Sven koos oleme töötanud. Ma ütleksin, Ingrid, sulle täppi pealt sama. Aitäh!
see on kihvt asi, mida me oleme teinud nii kahekesi koos Pariisis kui tegelikult ka laiemalt kogu selle töö jooksul Välisministeeriumis. Ma olen selle üle väga õnnelik ja ma olen selle üle väga tänulik. Aitäh!